No nii, siin on elu nagu loomaaias. Me oleme jõudnud Himmastesse, et vana on siin nii sõiduvees, et kus kurge, seal titte, ütles vanasõna. Aga jätame selle titte teema praegu sinna paika ja nagu meile Põlva rannast juhised anti, et Himmastes on välijõusaal. Ja mõtled, et Himmastes, et kus ta nagu või mis või samas oleme ausad, täitsa selline aus värk. Ega midagi ei ole, alustame, võtame härjal sarvist ja hakkame järjest vaatama, mis me siin teha saame ja mis võimalused siin on. Esimene asi, vaata, me oleme teinud siin mingisuguseid läbimõeldud selliseid kavasid, et millises järjekorras, milliseid harjutusi teha. Aga täna me nagu siis päeva jooksul oleme tangiga nagu mõelnud, et tegelikult inimesel on seda emotsiooni vaja. Mingisuguseid juhtnööre, milliseid harjutusi üldse teha saab, kui paljud nagu üldse mingi konkreetse kava järgi teevad. Ja vaatame üle, mis siin teha annab. Näed, see on nüüd meile juba tuttav harjutus. Analoogseid on olnud täna juba vist, ma ei tea, 3 kohas. Näed. Ja see on jällegi selline harjutus, mille nimi on onu tikk-takk. Ajatee on konarlik. Tikk-takk, et seal oli see onu tikk-takki sõver oli Urr, kes mäletab onu tikk-takki seiklused veel. Et siit saad ilusti selle külje töösse, siin on, ta näitab siin selga, ta näitab kuigi palju kõhtu, tegelikult päris äge. Järgmine pink. See nüüd on siis jalapink ja ausalt ma ühegi masina puhul täpselt ei tea, mis mind ees ootab. Surud jalad sirgeks ja tagasi. Ja jällegi ma pean tunnistama, et see raskus jääb natuke lahjaks. Mitte natuke lahjaks, vaid ikkagi kõvasti lahjaks, et ma ei tea, kaua ma siin pean nagu kükkima või... Kükki tehakse nii! Okei, kui ma ühe jala peal kükin, hakkab looma. Voh, näed. Ja teisega ka. Et kui sa oled nagu selline Himmaste atleet, sul on jalg peenikene nagu kurejalg, on ju. Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehtne spordimees. Sa tahad, et see jalg paisuma hakkaks, siis ühe jala peal saad teha kükid, teise jala peal. Seda eeldusel, sul on põlveliigesed on kõik korras. Et miks mitte? Alati võib otsida mingisuguseid alternatiive. Vana ja rööbaspuul siis, ikka, triitsa, alla ülesse ja ma juba tunnen, ma tulin siia, mul oli triitseps, oli selline niru ja nüüd ma tunnen, kuidas see triitseps on paisunud. Lõuatõmme kangena, lõuatõmmet ma ei hakka teile nagu näitama. Vaata, mis siin maas on, tank, vaata. See on vana kooli peapael. See on nagu päris selline nagu ehe sametist vanakooli peapael. Siin on kellegi särk. Ma arvan, et siin on tehtud trenni, et peale igat harjutust on mingisugune riideese nagu minema visatud, et see võib olla mingid alukad ka kuskil. Hästi, aga vaatame need 2 masinat üle, et kus see siis nüüd... Näed sa? Ma istun siia, ma eeldan, et see on jällegi nüüd see variant, kus siis ma pean... Ega siin jalgu väga ei olegi, mul need jalad nii pikad ei ole. Kuule, väga hästi töötab. Hopp ja tagasi. Kuule, päris hea, sügavus on hea, rind töötab hästi. Vaata, mis triitsa teeb, triitsaga. Siin on siis ka iseenesest põhimõtteliselt, ma arvan, mingi 20 seeriat teha väikeste pausidega. Miks mitte? Vaatame, mis siin teisel pool siis on. Teisel pool tundub, et on siis, see on surumine hoopis või? Ma nagu arvasin, et ta on tõmbed. Ei, ta on ikkagi, aga ta jääb nagu lahjaks. Ta on niisugune ei liha ega ala. Tõmbad ja tagasi, aga nagu... Ma ei tea. Ma ei tea, kui mul on valida, kas ma teen nüüd mingit sellist tilulilu või ma tulen nagu reaalselt siia ja teen tõmbeid. Siis ma kindlasti eelistaksin neid tõmbeid teha.
ausalt, ma ei saa aru sellest, noh, me oleme näinud täna veel mingis kohas oli selline ja seal on üldse märgitud, et ma küll tegin tõmbeid, seal on märgitud justkui õlg töötaks tõmmetega. Et veider muidugi. Nii, siin neid trenažööri me oleme täna mitmeid näinud, aga see võin öelda, et on isegi üks parema jooksuga. Mõnes kohas on need olnud niimoodi, et neil on mingisugune selline pandud mingisugune takistus peale, et nagu väga sügavale teha ei saa, aga siin sa saad mõnuga teha, siin saad teha spagaati. Väga hea. See on sama asi teistpidi, töötab hästi. Siis on siin kaks asja veel, kaks harjutust. Siin ta näitab rinda ja õlga. Nii, no vaatame. Jalad siia. Sõbrad, öelge mulle, mis valemi järgi mul tõmmetega rind töötab nagu? Siin on rinnalihase pilt peale pandud nagu. Noh, ma eeldan, et see nagu peaks surumine olema. No on ise loll, no olen ju rind ja õlg on ja ma teen tõmbeid nagu. See on hämmastav, kui eluvõõras saab üldse üks inimene olla. Ja ei ole ei liha ega ala. Tõmbe puhul on ka siin, noh, see siuke poolik liigutus, ma ei saa kätt ette vedada, mingisugune selline, ma ei tea, natuke piitsa ja ongi kõik, aga nagu rinna koha pealt mingit surumist kui sellist ei toimu ju. Õla puhul mingit lendamist, surumist ei toimu ju. Aga selleks me käimegi ringi ja noh, ausalt ma ei tea, kes selle asja nagu siin nagu kokku pani, aga kui eluvõõras saab üldse üks inimene olla. Stepperite suhtes ma olen skeptiline. Ma olen skeptiline. Ja noh, jah. Noh, ongi nagu see, et ta ka väike liigutus, sügavust, jõudu taga ei ole. Null emotsiooni, ausalt. Et ega me hakkame ka niimoodi, et ei saa ju ainult kogu aeg kiita kõike. Ja vaatame seda. Kuule, aga sellel on lukk, ta näid ühele poole. Ehk siis, siin on lukk ees, ta nagu ei lase mul teisele poole minna. Ma vaatan, mis siin pool saab. Ja siin on nagu vaata märgid mõlemale poole. Siin, ei oota. Aga ma niimoodi teen. No ma ei tea enam-vähem, aga ta sinna poole nagu edasi ei lähe. Vaat see on nüüd jälle niisugune veider, et tal on jah, kuidagi jääb nagu, ta ei lähe lõpuni välja, võiks tegelikult rohkem saada pöörata ja keerata. Ja küll vaatame edasi, siin on veel kaks võimalust. No üks on juba see sama rööbaspuu ja siin on tegelikult näha. Ma saan teha selliseid tõmbeid. Näed, siin ma saan korralikult sügav ilus seljavenitus. Tõmme ja tagasi. Veel raskemalt võib-olla niimoodi. Niimoodi telefonid kukuvad taskust. Ja vaatan, et telefonile laiaks. Telefon annab lisaraskust loomulikult. See on mul 2-kilone telefon. Ja siis on surumine. Jällegi, küünarnukid keha lähedal, tagasi ülesse, pluss siis rööbaspuult, seda ma juba näitasin, et iseenesest ma vaatan, kas meil noh, selline venitus iseenesest ei ole ka mitte halb. Et kuule, aga tead, see visuaalne pilt tuli nagu ägedam. Nagu vaatasid suures plaanis, et jule lahe, nüüd läheb trenni tegemiseks, aga himmaste versus mammaste siin ei olegi nagu võrrelda midagi. Et siin on nagu, noh, vahe on 10-kordne, et mammastes oli ikkagi väga korralik varustus ja siin on, noh, mitu asja, mis on nagu, ma ei tea, nad siin seisavad ja nad ilmselt jäävadki seisma, kahju muidugi. Et aga igal juhul vaatame, kuhu me täna veel edasi satume. Minu poolt himmaste rahvale tervitused. Järgmine kord siis, kui te teate, et me tuleme, siis ikkagi eeldame, et lilled ja kõik see mingisugune orkester ja nagu need asjad käivad. Aga me liigume edasi ja olge mõnusad, nautige seda suve, tehke rohkem trenni, liikuge, virisege, kui on vaja, öelge, et näed, kuule, mis pingid need siin on sellised, et vahetage välja, kui sa näed, et see nagu kasutamist ei leia, siis tasub nagu vaadata üle, et võib-olla midagi sellist praktilisemat. Aga jälle mingi kurg tuli, see on kurgede koht, himmaste on muistne kurgede pesa, et ma eeldan, et kui siin on nii palju kurgesid, siis ilmselt siin on ka kusagil on mingi tohutu suur lastehoid ja kõik käivad vankrite ja kärudega
ja nii nagu peab käima, et vaata, näita seda. Nad seal asjatavad, kured, neil on mingi maade jagamine, et äge, ilus on maa. Selle Sillamaa laul oli kunagi Penikese häälega laulis. Aga ega ma ütlen, põhjus, miks mina laulma ei ole hakanud, lihtsalt Sillamäe jääb ilma leivat. Nii lihtne see ongi, et ma parem igaüks las teeb seda, mida ta nagu peab hingelähedasemaks. Aga olge tublid, järgmise kohtumiseni.